Tere päevast! Mina olen Indrek Kibrus Tallinna Ülikooli Balti Filmi, Meedia, Kunstide ja Kommunikatsiooni Instituudist ehk lühidalt öeldes BFM-ist. Paljud ilmselt teist tunnevad ära, mida on siin slaididel kujutatud. See on sel suvel üle maailma tohutu populaarsuse võitnud liitreaalsuse mäng Pokémon Go. Ja liitreaalsus põhimõtteliselt tähendab seda, et igasugu nutivahendite abil on võimalik ümbritseva ruumi kohta rohkem teada saada, sellele lisatähendusi anda ja seda ruumilist kogemust ka mitmel moel mängustada. Ja Pokémon Go populaarsus põhimõtteliselt osundab ka sellele, et liitreaalsus on läinud nii-öelda mainstreami tänaseks, kasutajate seas on ootus ja valmisolek selliseid rakendusi kasutada. BFM-is oleme me selleks valmistunud juba õige pikka aega. Meie esimene liitreaalsuse rakendus, prototüüp sündis juba 3,5 aastat tagasi, mis põhimõtteliselt tähendas seda, et koos tudengitega arendasime me välja võimaluse pakkuda apteeker Melchiori lugude fännidele täiendava võimaluse avastada ja lahendada Tallinna vanalinna keskkonnas veel üks Melchiori mõrvamüsteerium. See põhimõtteliselt tähendas seda, et mobiiltelefoni või tahvelarvutite abiga oli võimalik vanalinna vaadelda nii, nagu ta ehk keskajal välja nägi, suhelda 360-kraadise videoga üles võetud näitlejatega, vaadelda tegevust ja seeläbi siis erinevates vanalinna kohtades too müsteerium lahendada. Selle prototüübi eesmärk tol hetkel oli pakkuda lisaväärtust Melchiori raamatutele, tol hetkel arenduses olnud filmidele ning mõistagi seeläbi ka Eesti turismisektorile, sest Melchiori fänni rahvusvaheline kogukond on aina suurem ning see võiks olla üks põhjus veel lisaks, miks nad võiksid Eestit külastada ja Eesti ajaloo kohta ehk rohkem teada saada. Tollest hetkest peale oleme me Eesti audiovisuaalkultuuri innovatsiooni vedava institutsioonina pannud nendele teemadele erilise rõhu. Me oleme oma teaduskeskuse Medit raames välja arendanud tipptasemel laborite kompleksi virtuaal- ja liitreaalsus mängude ja lugude arendamiseks. Meil on sel teemal väga lai ja väga tipptasemel rahvusvaheline koostöövõrgustik. Me töötame igapäevaselt koos ka selle valdkonna juhtivate idufirmadega Eestis, kes enamasti tegutsevadki meie majas ja kasutavad ka meie uut laborit. Ning juba on käivitunud ka koostöö paari Eesti muuseumiga, et pakkuda nende külastajatele põnevamat ruumilist elamust, võimalust kasutajatel muuseumidega rohkem teada saada. Aga sellega peaks asi piirduma, audiovisuaalvaldkonna innovatsioon meie leiame paljuski seisab nende teemadel ja seetõttu kutsume me ilmselt ennekõike turismisektori ja haridussektori ettevõtted meiega edasi rääkima, et leida uusi ja põnevaid võimalusi, pakkuda teie klientidele uusi ruumilisi elamusi või siis õppimisvõimalusi. Minu kontaktid on siin, räägime edasi.